Treener Heiko Rannula andis 2 vaba päeva ja Tamagoi Pubalo ning Mihkel Kirves on saalis viskamas. Mihkel, miks sa ei puhka? Ma arvan, et keha vajab füüsilist koormust juurde, et kui tahad saada paremaks, siis tuleb käia saalis lisaks tegemas trenni ja jõusaal ka. Teil on päris tihe mängude graafik tegelikult olnud. Ise sa 28 minutit mängus keskmiselt teenid. Arvad, et tõesti peaks juurde tegema? Kindlasti peab, et kui soovid saada paremaks, siis on üks kindel võimalus, et tuled saali ja teed. Et ei istu kodus tagumikku laiaks. Kui sa nüüd mõtled näiteks eelmine aasta samal ajal või isegi paar aastat tagasi, oleksid sa arvanud, et sellest noorteklassi Mihklist tuleb Pärnu nii-öelda üks põhiviisiku mängijaid, kelleta tegelikult meeskonnal on väga raske? Eks lootsin kindlasti, et nagu paari aasta jooksul see juhtub ja see juhtus, ma arvan, juba eelmine aasta vähemalt sai juba kindlasti mingi 20 minutit umbes kätte. Et nüüd on lihtsalt see vigastuste ja kõigega on need minutid veel kasvanud ja see, ma arvan, et nii kaua kui keha jõuab ja mingid vigastusi miski ei sega, siis see on väga hea, et noor mängija saab nii palju mänguaega. No kui sa juba vigastusest rääkisid, siis tegelikult oktoobrikuu oli Pärnu korvpalliklubi jaoks ja Pärnu Sadama meeskonna jaoks valus, et me kaotasime su 2 kuuks. Kui raske oli sul selle vigastusega leppida ja kui raske või kui kerge oli sul tagasi tulla? Eks see vigastusega, see leppimine, ma ei tea, kaua see aega võttis, aga sul ei olnud nagu midagi teha või see mõttes. Ma ei saanud midagi parata selle, et see vigastus tuli, et võisin mõelda, et miks ma nagu hüppasin selle palli peale või vaatasid videot, et kuidas see läks, aga ma arvan, et selle ei saanud nagu midagi parata, et see on lihtsalt halb ebaõnn on Pärnal. Et aga tagasitulek oli motivatsiooni kasvu või ma ei saa öelda, kas motivatsiooni kasvu, aga see suur tahtmine teha kogu aeg rohkem trenni veel, eriti kui sa ei saanud palliplatsil teha, siis tegid jõusaali ja käisid jooksmas väljas. Et see oli, ma arvan, mõjus hästi nagu kehale, et nagu sai teha füüsilist treeningut väga palju. Nüüd, kui veel siin kurvemat tooni puudutada, siis ka Norman, meie nii-öelda põhimängujuht on hooaja lõpuni kahjuks väljas. Et kui suuri muutusi peatreener meeskonnas tegi, et see mängupilt nüüd muuta ja katta see mängujuhi puudumine siis? Eks seal oligi, et Rannar Raap ja Simon Sütt pidid hakkama rohkem mängujuhi kohta ja Edvinas ka muidugi. Ja kuna Rannar Raap on ka vigastatud, siis ei ainult Edvinas ja Simon sinna kohale, et eks neil võttis harjumine aega, kuna Normani minutid olid ka üsna suured seal 35 minuti lähedal. Et siis Simon mängis umbes mingi 5 minutit mängus äkki mängujuhti, et nüüd ta peab mängima 35 lihtsalt. Simonist rääkides, siis oli ka suurel korvpalliviktoriinil küsimus, et kes Eesti meistriliigas eestlastest kõige rohkem minuteid kogub, siis see oli Simon, et väga suur minutite kasv ka temal. Aga kui rääkida, sa rääkisid juba Seskusest natuke, et Edvinas Seskus Leedust ja Tamagoi Pubalo Horvaatiast on liitunud siis sellel hooajal Pärnuga, et kuivõrd palju nad tuge meeskonnale annavad, siis mis sa arvad? Ma arvan, et Tamagoi on kindlasti üks tasemel keskmängija, keda Eestis väga palju just ei ole nii heal tasemel keskmängijad ja ma ei tea, kas Pärnul üldse ajaloos on nagu sellise tasemel keskmängija. Et ta on kindlasti väga hea leid Pärnule ja tore, et ta tuli Eestisse mängima ja Pärnusse. Edvinas, ma ei ole näinud nii hea põrkega tagamängijat või see mõttes, tal ei ole nagu väike keha ja kaal ei ole ka vist kõige väiksem, et ta, selles mõttes ta hüppab ikka päris nagu tublisti. Ja see, kuidas ta selge ees nagu suudab mängida korvi all, see on ka muidugi omaette klass. Kindlasti omab ka tähtsust nende iseloom, et ma natukene siin puurin, et kui võtta siis korvpalliväljakult välja mõelda, siis kuidas nad inimestena on? Ei, väga toredad on mõlemad, et ei ole midagi halba öelda nende kohta. Tublid töökad poisid, nagu näha, siis Tamagoi hetkel ka viskab üksinda saalis. Hetkel Pärnu hoiab Alexela korvpalli meistriliigas siis 5. kohta TTÜ ees TLÜ Kalevi järel, et mis arvad, kas tabelis tuleb veel muutusi? Eks me loodame ikka saada 4. koht ja koduväljaku eelis. Aga ega
see sõltub kõik meist, et kuidas me edasi suudame mängida. Et kui me suudame järgmised võidud ära võtta, siis tõuseme, ma arvan, 4. Kui ei suuda, siis jääme 5. kohale. Noh, tõenäosus, et Tallinna Tehnikaülikool teile vastu tuleb. Kas on see teile loodetud vastane või pigem oleks võinud seda vältida? Ei, ma ei usu, et oleks pidanud vältima, et see on, ma arvan, et meile on see sobiv vastane. Meil on 2 mängu on põnevad on, mis me kodus oleme mänginud, seal läks see mäng käest ära, nii palju kui ma mäletan. Et ma arvan, et kui me nendega kokku läheme, siis tuleb põnev lahing. Väga hea. Nüüd rääkides natukene, tulles tagasi ka võõrmängijate juurde, siis Domagoj Pubalo valiti siis veebruarikuu parimaks Alexela korvpalli meistriliiga mängijaks. Ja ei jäänud palju puudu, et oleksid sina selle napsanud, et natukene siis oli statistiliselt vahe, et 14,6 punkti, 7,4 lauapalli veebruaris. Kui nüüd vaadata neid kuud tagasi, kui sa oled mänginud, siis mis see kõige suurem õnnestumine sellel hooajal siis olnud on? Karikabronks on kindlasti üks kõige suuremaid õnnestumine, ma arvan, nagu hooaja lõikes meil praeguseni. Et see suurem õnnestumine tuleb ees, loodetavasti. Väga hea, väga positiivne noot. Mihkel, soovin sulle kõrget lendu, edukaid mänge sellel hooajal veel ja et su karjäär siis liiguks ainult ülesmäge.